Tere tulemast kuulama järjekordset osa tulevikust täna. Seekordses osas võtame ette jälle meie lemmiksõbrad elektriautod, aga seekord vaatame nende seda saba poolt, ehk siis kuidas nende laadimistaristuga siin lood on ja kuidas ta nagu tulevikus saab olema, kõike muud. Ja selleks, et loomulikult mitte siin jälle monoloogi pidada, on mul ka saates 2 külalist. Saad ennast ise tutvustada nüüd. Alan Vaht ja Terminal Energia. 5 aastat elektriautoga sõitnud. Arvan, et tean üht-teist. Võime vabalt rääkida ja elektriteema on super. Ma fännan seda. Tere hommikust, Jaanus Riiner, Enefit Volt ja elektromobiilsuse lahenduste valdkonna juht. Tõsi, nii pikk kogemus elektriauto omanikuna ei ole kui Alanil, aga siiski ka juba 1,5 aastat, 2 talve, mis on alati öeldakse üks proovikivi edukalt läbitud. Nii, jaa, hakkamegi siis minema, mõtlesingi, et võtame 2 veidi erinevat operaatorit ja vaatame, mis siis nagu selles olukorras on. Mina ise olen nüüd juba hakkab vaikselt sassi minema 11 aastat sõitnud. Et olen näinud seda taristu kasvu sellest hetkest, kui ma oma esimese Tesla sain, siis oli küll laadimist taristut hästi palju, aga sellise suurepärased vanad Elmo külmkapid, millega Teslaga alguses on üldse kiirlaadida. Et siis pidid arvestama oma sõite ilgelt, et täna on vaja Tartusse minna, nii kas ma saan edasi-tagasi hakkama või peaks kuhugile ikkagi mingi pika laadimise plaanima. Täna tunnistan ausalt, kui ma hommikul autos istun, ma isegi vaatan palju akut on. Ja kui tõesti satub nagu siuke halvad asjad kokku, et avastada, nagu väga ei ole, siis ega tegelikult nagu mingit erilist muret ei ole laadimisega. Et kõik kohad on laadijaid täis, minu seisukohalt. Ja mul on see eelis ka, et ma saan ka töö juures laadida. Et üldiselt nagu seda muret ei ole, et ma peaks hakkama midagi plaanima. Ma võin suhteliselt vabalt istuda autosse, sõita. Nüüd nii palju, kui ma jälgin nagu inimeste selleks muret, nende põhiline küsimus on muidugi see, et aga kas ma ikka laadida kuskil saan? Ja tegelikult on, mis teil praegu statistika on, kui palju teil on selliseid laadijad, mis on nagu pisi, et nagu järtsena vähem tekib? No ma ütleks nii, et mulle täna tundub nii, et täna on Eestis laadijaid liiga palju. Ja see, mida tarbijad, kui sa oled ikkagi harjunud bensiini ja diislikütuse tankimisega ja tead, kus bensiini diisli tankimise kohad on tanklad, eks ole, siis ega sa ei pruugigi tähele panna siis seda, et kas siis ka mõni laadija on. Laadija tavaliselt, kuhu bensiini diisliauto omanik sõidab sinna katuse alla, kus on tankurid. Laadijad on kuskil, eks ole, nurga taga, seda ka öeldakse, et miks need katuse all ei ole. Ja tegelikult on täna nii, et ma ütleks, et kui eelmise aasta aprillist jõustus alternatiivkütuste taristu määrus, 13 aprill samanimelist direktiivi ta siis asendab ja see määrus sätestab liikmesriikidele kohustuse tagada 1,6 kilovatti avaliku laadimise võimsust ühe elektriauto kohta. Et kui minna ajas tagasi vaadata, kuidas Norras turg arenes, seal oli hästi palju, oli see hüppeliselt läks ma ei tea, 15, 16, 20 kilovatti võimsust ühe auto kohta. Meil Eestis täna ka. Kahjuks ei ole meil seda ühtset punkti, kus kõik kokku lugeda. Kunagi ma tegin mingi 1,5-2 aastat tagasi, ma vaatasin, et millistel operaatoritel, mis võimsusega laadijad on ja ma sain Eestis ühe auto kohta 16 kilovatti, ehk et 10 korda rohkem, kui tegelikult alternatiivkütuste taristu määrus ette näeb. Mina ütlen nii, et täna on laadijad palju, sõidad ühte teise otsa Eestis, isegi Euroopasse, pole mingit mõtlemist, lihtsalt millega tuleb ajas kaasas käia on see, et kui autosid tuleb juurde, siis tuleb laadijaid ka juurde panna, ehk et laadimistaristut tuleb pidevalt edasi arendada. Jaa, väga nõus. Järjekordasid me ei näe, et kui me midagi kogeme, see võib juhtuda tihti nii, kuskil kaubanduskeskuste juures on tegelikult sul lihtsalt elektriautole mõeldud laadimiskoht, võib-olla parkimiskohana kasutusele võetud mõne sisepõlemismootoriga masina. Ülemiste all on see suht Ülemiste on näiteks üks näide, mida me näeme. Aga selles mõttes hea nõus, et kui vaadata neid erinevaid suhtarvusi, kas on võimsus või lihtsalt tegelikult laadimisotsikute arv vastu elektrilisi sõidukeid, siis tegelikult selles vaates on taristut meil palju ja me näeme seda ise ka tegelikult enda ju kasutusstatistika pealt, et mis ta keskmiselt üle võrgu tuleb.
kui üldse selles nii-öelda pildis nii-öelda püüda nii-öelda seda vastuargumenti mõista, et kus siis võiks olla, siis võib-olla tõesti, kui rääkida sellest, et kuhu nii-öelda laadimisjaamad nii-öelda geograafiliselt nii-öelda jaotuvad, et milline on katvus, ütleme kuskil, ma ei tea, Hiiumaa lääne osas, siis seal võib näha seda nii-öelda probleemi, aga seal ka ma arvan, on see küsimuse koht, et kas see ütleme siis vähemalt avaliku laadimis nii-öelda taristu puudus, seal on siis pidurdav nii-öelda faktor ja või oluline faktor selle jaoks, et ütleme, ma ei tea, elektrifitseerumine, elektriautos seal ei liigu sellises tempos võib-olla, kui me tahaksime näha, et üldiselt nõustun, taristut on täna Eestis rohkem kui küll ja teades ka operaatorite plaane, mida me kõik oleme avalikult välja öelnud, siis ma isiklikult ei näe, et 25, 26, ilmselt ka 27 aasta Eestis tekiks sellega probleeme, vähemalt kergsõidukite osas. Ja lisan nii palju, et täna joostakse tormi hästi palju ikkagi nendesse asukohtadesse, kus elektriautod koondunud on. Harjumaal on, kui vaadata Transpordiameti statistikat, üle 70% on elektriautosid Harjumaal, 11% Tartus, ülejäänud maakonnad on sellised 1-2%, mõnes väga üksikus 3%. Ehk et see näitab ära, et eks raha investeeritakse sinna, kus on tarbimine. Ja kui see tarbimine oleks mujal ka sama suur ja elektriautosid oleks ühtlaselt üle Eesti, siis küll need laadimiskohti tekiks ka kaugematesse punktidesse, aga tegelikult ka täna ei jää hätta. Sõitsin üks päev, see oli 2 nädalat tagasi, käisin ühel energeetika majanduskonverentsil Karksi nuias. Sõitsin Tartust ja ega ma ise ka ei ole kõiki terminali laadimisjaamu läbi sõitnud ja sõidan siis mööda seda nii-öelda Võrtsu äärt aga seal sattus siis tee peale Nõo terminali tankla. Loomulikult ma pöörasin sisse, vaatasin üle, panin kaabli külge, kuigi mul laadida polnud vaja. Aga see näitabki seda, laadida on palju, sa avastad, näed ja kui sa võtad nüüd erinevad operaatorid kõik kokku, siis tegelikult laadijaid on metsikult ja ütleks täna ikkagi päris selgelt liiga palju ja tuleb kõvasti juurde. Eks selles mõttes, et tarbija seisukohalt ei ole kunagi liiga palju. Operaatori seisukohalt ma võin uskuda, et see kapitalikulu tagasiteenimine võtab veidi aega, aga see on tegelikult ka nagu koht, kus kõigepealt see tiheduse mõttes ma ise ka avastasin mingit, et kui mul vaja Kauksi minna sinna Peipsi äärde, siis klassikaliselt ma olen kasutanud seda Haljalas olevat vist teie oma, seda Woldi oma, mis on seal Circle'is. Aga siis ma mingit avastasin, et sul on seal samas Peipsi ääres on mingisugune Circle'i oma, siis see sihtkoht, kuhu ma läksin mingisugune see Von Rosen või kes seal on, seal olid Alexela kohalikud laadijad, et tegelikult nagu seal oli ümbruskonnas nagu neid laadijaid nagu päris mitmeid ja tõesti neid tuleb nagu seeni pärast vihma, et tegelikult nagu enam ei ole eriliselt selliseid suundi, et võib-olla lääne suund on natukene siuke keskmisest hõredam, et kui Google sinna saarte poole minna, siis ei ole võib-olla nii suurt valikut, aga samas mina isiklikult ei ole ammu tundnud ja meil ei ole ka vaata sellist mentaliteeti, nagu on võib-olla Kesk-Euroopas või Norras, kus algab koolivaheaeg, siis kõik istuvad autosse ja lähevad kuhugi. See on see, kus klassikaliselt on tekkinud, kus kõik need pildid, kus ma ei tea, mingisugused 100 Teslad istuvad järjekorras, et saada superchargerisse. Need on rohkem olnud tavaliselt seotud mingite selliste puhkushooajaga seotud mingi massi liikumistega, mida tegelikult meie regioonis keegi ei tee. Et kui keegi Google puhkama läheb, siis kahju küll tunnistada, aga mitte Eestis. Et sellist, et me nagu võtame, et kõik läheme korraga roadtripile ja meil on kõigil korraga vaja laadida, seda tegelikult väga ei eksisteeri. Ma toon näite, et see, kuidas kiirelt võib asi areneda, et selles mõttes õnneks on laadimistaristu operaatoritel, võib-olla see entukas on läbi läinud ampritasude tõusuga, aga kui ma mõtlen, toon lihtsalt näite, ma käisin mis ta võis olla 6 aastat tagasi Karda järve ääres, see on selline väike ähvilinn. Seal läksin ekstra läbi, tahtsin vaadata, milline on siis selline laadimise haab Teslal. 18 laadimise kohta oli. Tol hetkel, see oligi 5-6 aastat tagasi, oli seal 5 Teslat oli laadimas. Ja siis mul üks sõber saatis pildi sealt sama nurga alt tehtud ja neid laadimiskohti ei olnud mitte enam 18, vaid oli seal ligi 30 ja kõik kohad olid hõivatud ja Teslat seal nii-öelda tiirutasid, et kus keegi ära läheb.
et meil on vaja laadimistaristut edasi arendada. Küsimus on see, et kuidas me seda efektiivselt teeme suurenenud, eks ole, investeeringute tõttu, just ampritasude tõttu. Sellega nõus ja, et just nimelt see nii-öelda entusiasmi küsimus, et ka täna Enefiti näitel, mis ma ütlen, et tõepoolest on ja 25-26 me näeme veel Eestis enda taristu laienemist, aga eks ta tuleb nii-öelda suures osas nende otsuste baasilt, mis me tegime 23 ja ütleme, protsessid sai käivitatud. Kui täna ikkagi vaadata nii-öelda ettepoole, et kas me julgeme ja lähme kohe ka ütleme, tegemaks otsuseid, mis tähendaksid 27. aastal nii-öelda taristu laiendamist, siis oluliselt konservatiivsem vaade just selles nii-öelda kapitalimahukuse ja tasuvuse arvutuse osas ja võib-olla jah, kommentaarin ka, et tõepoolest, et Eesti oma väiksuses siuke road trip ja siuke suured kilomeetrid oleks see unistus, mis ka laadimisoperaatoritele seda nii-öelda teenust tooks, et Eesti puhul tihti on ju nii, minu endagi kogemus siuke Pärnu ots on see, et tegelikult ju käid ära tänase autoga niimoodi, et ei vajagi seda nii-öelda laadimist teel, vaid see jääbki tegelikult ainult sul kodu ja töö, et Vot see, mis just ütlesid, ma tegelikult olengi mures, et meie näeme, et laadijaid on liiga palju. Ja siis sa kuuled, kuidas tarbijad on ikkagi mures, kas laadijaid on. Ja siis me võtame arvesse see, kui palju on autode läbisõidu ulatus suurenenud. 400, 500 kilomeetrit, mõned 600 kilomeetrit ja siis laadimistaristu operaatorina mõtled, et enamasti täna on elektriautod ikkagi neil, kellel on kodus võimalik laadida. Ja kui siis kodus pead paagi täis ja käid ära teises Eesti otsas ja sõidad sama akupaagiga koju tagasi ja sul ei olegi vaja laadida, siis just see on kõige suurem murekoht, et teed kõva investeeringu, aga millal see nagu tagasi toodab? No jah, see on, siit me saamegi minna selle teise teema, mis ma tahtsin võtta, et kui sa võtad selle klassikalise, sa Alan oled ka selles klassikalises ettevõttes, kes ka seda klassikalist kütust müüb. Mina olen aru saanud, et ikkagi see sa olid enne ka, et kütuseäri kui siuke ei ole väga nagu tohutult profitaabel äri. Et see side business seal kõrval, kõik see purks ja kohvi on see, mis sul nagu selle kassid koju toob. No uus nii-öelda must kuld on ju ikkagi kohvi, et ega kui ma mõtlen ajast tagasi siin 2000 alguses ikkagi kaubandus ja tanklakaubandus kiratses. Oli neid, kes panid oma poed kinni ja siis hakkasid uuesti avama. Täna on ikkagi nii, et kohvi pealt teenitakse, saiakeste müügi pealt, toidu pealt, sooja toidu pealt. Et see on see ikkagi, mis selle, kui jah, kütus toob nii-öelda õhukese või leiva peale, siis see kõik muu toob ka singi laua peale. Et nii ta on ja see on see põhjus, miks me oleme ka tanklatesse laadijaid pannud. No tegelikult laadija klient on ju parem klient. Absoluutselt, et ta ikkagi veedab natukene aega, 15 minutit, aga sellest me peame eraldi rääkima, et see oleneb autost. Mina olen sõitnud, eks ole, Ungarisse, Budapesti ja tagasi, ütlen siis ainult lühidalt ära, et esimese pikema ootamise ma tegin alles 1100 kilomeetrit kodunte Lotsis ja seda ka seetõttu, et seal oli 2 Ioniti laadijat, millest üks oli rikkis ja teises toimus laadimine ja Shelli enda, see oligi Shelli tankla, Shelli enda töötaja seal laadis. 98% oli tal oli Kia EV6. Ütles, et mul on siit pikk tee sõita, seal on hõre, et ma praegu panen täis, aga ta lõppu laeb ju imeaeglaselt, siis ma 17 minutit ootasin, aga kõik need muud punktid siit minnes, kõik Ioniti laadijad, mis siin tee peale jäävad, Häädemeeste, Adasi ja nii edasi, eks ole, seal Läti ja Leedu, kus nad on. 9 minutit, 11 minutit, see on ümberhäälestamise, ümbermõtlemise küsimus. Teed peatuse bensiini diisliautoga samamoodi, sul ei ole vaja tankida, mõtled, et sõidad 1000 kilomeetrit, et ma ennem elektriautot ei osta. Elektriautoga sa teed samamoodi selle peatuse. Lihtsalt vahe on see, ümberhäälestamise mõte, paad saba taha, lähed sisse, käid vetsus, võtad kohvi, tuled välja, 9 minutit, võtad saba tagant ära, laadida ei olnud vaja. Mul ei 70% akut. Paad saba taha, jälle 90%, teed järgmise peatuse, siis juba kes küsib jälle vetsu. Tegelikult on see, ei ole üldse mingit probleemi. Ja ei, see on klassika, ma mäletan ka, et kui ikkagi, nüüd ei ole ammu on vaja sõita enam Riiga, aga Riia trip tähendas ikkagi seda, et ma tegin Pärnus peatuse, ma tegin seal kuskil mõni aeg pärast Läti piiri oli seal üks circle, tegin seal tavaliselt peatuse. Et tegelikult mul oli 2 peatust nagu sisse programmeeritud, sõltumata sellest, kas ma sõitsin bensukaga või elektrikaga. Mina ei ole see inimene, kes sõidab pudelautos 2000 kilomeetrit, on ju. Et mina ikkagi tahan selgaga sirutada ja
et noh, see on nagu asi, mis nagu paljud nagu panevad ikkagi üle võlli, aga noh, just selle nagu tasuvuse mõttes tegelikult, jah, nagu sa ütlesid õigesti, mida kiiremaks läheb laadimine, seda tegelikult lühemaks läheb see aeg, aga ta on ikkagi piisav, et sa tegelikult ei passi auto juures. Sa lähed ja teed seal sees midagi. No siis klassikaliselt ikkagi just paarsada kilti sõitnud, midagi sa võtad. Ja just nimelt, noh, meil oma tankleid ei ole, aga asukoha valiku ja selline strateegia on ka selge see, et no püüame ikkagi vältida ja väldime neid asukohti nii-öelda täna on ja kus sul tõesti ei ole midagi seal kõrvale nii-öelda pakkuda, et on siis kellegi teise kohvik, minu pärast olgu kuskil ilus parku jalutama minna, aga see on nagu oluline jah, et tegelikult pakkuda seda nii-öelda isegi kui see on 15-20 minutit, see mingisugune tegevus nii-öelda sinna juurde. No, ja see on ka selge, miks siis nii-öelda sellised tõmbekeskused ja nii-öelda kaubandussektor ja eelkõige just nii-öelda kaubanduskeskused on tegelikult ka, ma arvan, suur sihtmärk kõikide laadimisoperaatorite jaoks. Ehk kui täna võttagi nii, et see taristu ei ole probleem, tõesti, sõidad Pärnusse, sõidad sa Haapsalusse, sõidad Saaremaale, sõidad sa, ma ei tea, Valka või Võrusse või Narva, ükstas puha, kuhu suunas sa sõidad, tegelikult on laadijaid palju. Et see siin nagu ei ole üldse mingit muret, et pole üldse teema. See, mis on nagu teine suur mure ikkagi tarbijate poole pealt on see, et ei juleta elektriautot osta, et ei tea, mis see aku endaga teeb ja järsku, et ostad kasutatud auto ja pead hakkama kohe, ma ei tea, räägitakse, et aku hind on pool auto hinnast. Võib-olla ongi, ma ei tea, ma ei ole vaadanud, tõenäoliselt ta ei ole päris poolt, eks ole. Aga täna on akud, isegi, vaatame, Tesla või need, mis need on, Nissan Leaf 1, siiamaani sõidavad. Ja paljudel neil on ka aku vahetatud, aga on ka neid, ma olen rääkinud, kes ütlevad, et pole akut vahetanud ja 20% on aku mahtuvus kukkunud. Ja kui sa võtad, et muidu lubas võib-olla seal 280 kilomeetrit, 10 kilomeetrit on siis 28, ehk et 20 prossa on 56 kilomeetrit, sellega saab ju sõita linnas väga vabalt. Ja täna mure on pigem see, et siin keegi just kirjutas, et autode, nii-öelda elektriautode akud kestavad nii hästi, et need ei jõuagi taaskasutusse. Ja siis ennem, kui ta peaks taaskasutusse jõudma, jõuab ta veel sinna kusagile aku salvestina kasutusse. Mul üks sõber, kellel on kodus 3 Volkswageni akut, iga üks seal 70 kilovatt-tundi, eks ole. No muidugi loodan, et nad on tal kuskil tulekindras ruumis. Ehitas eraldi 100 meetrit elamust, eraldi nii-öelda siis aku panga jaoks eraldi maja. Et selles ma igaks just parkeerin ära, et siin on hästi oluline vahe teha, sest kuna viimasel ajal on olnud neid intsidente päris mitu juba, et autoaku koju tegelikult ei ole nagu hea mõte. Sellepärast, et ikkagi autoaku puhul on eeldatud sellist särtsakat kasutamist, suurt volatiilsust ja seetõttu see akukeemia ei ole nii stabiilne, kui on need, mis on statsionaarseks akuks mõeldud. Ehk siis need, mis on see, et inimesed panevad endale koju akut, nagu koju, mul endal on ka kodus, on ju, tehnoruumis, need ongi mõeldud sinna panemiseks. Kui sa paned autoaku sinna, siis see on siuke natukene nagu, kuna seal tihti ei kasutata ka seda auto enda elektroonikat, mis seda akut juhiks, vaid on midagi juurde leiutatud, siis see teeb selle nagu ohtlikuks. Et mitte nagu neid kahte asju ühte patta panna. Et kes endale autoakut tahab nagu panna kuhugile nagu akusalvestina, siis see peaks olema kindlasti majast eemal eraldi mingisuguses kuuris, konteineris, mis iganes. Aga loomulikult tööstuslikult nad lähevad ka sarnasse kasutusse, seal tehaksegi seda teadlikult, et sa võtad selle arvesse, et jätka, ma lihtsalt tahtsin selle ära markeerida. Ja täna aku tehnoloogia on nii kõvasti arenenud, et see mure ongi täitsa reaalne, auto küpseb seal ümber ennem ära kui aku. Hea näide on, see on täiesti fenomenaalne, mida ütles Toyota oma selle PZ4X-i mudeli nii-öelda väljatoomisega pressiteates. Me garanteerime tarbijatele 1 000 000 kilomeetrit või 10 aastat ja selle ajaga on aku mahtuvusest garanteeritult 70% järgi. Ja seal samas pressiteates ütlevad, et see on see, mida garanteerime, siis panevad nii-öelda tugevalt, eks ole, rusikaga vastu rinda, ütlevad, et me teate ise usume, et see number tegelikult on 90%. Ja 1 000 000 kilomeetrit. Scania tehases käisin akutehases eelmise aasta maikuus. Nad ütlesid, et nende akude garantii on 1,5 miljonit kilomeetrit.
ja kui me võtamegi 1 000 000 kilomeetrit auto, ütle mulle auto, mis on nii pikalt sõitnud. Ja bensukad ka sellest tavaliselt ei olegi. Et see on, ma arvan, see on ka siuke fenomeni muutus, et vaata, inimesed täna kardavad seda, aga tegelikult see läheb vastupidi. Et mina olen ise müünud, siis kui Tesla rendis taksondust ka veel opereeris, siis ma olen ise müünud 400-500 000 sõitnud Teslasid, mis olid üle 90% akust alles ja sõidavad siiamaani. Et selles mõttes, lihtsalt nüüd erakätes oluliselt vähem kilomeetreid aastas. Et ma arvan, see fenomen keerabki, et vanasti oli ikkagi see, et kui sa võtad nagu, vana rondi takso ostmine oli nagu ilge risk, kui see pidi jube odav olema. Et kui 400 000 sõitnud, siis see on ikkagi suhteliselt surnud auto juba, on ju. Aga elektriautol on see täiesti normaalne, sul ei ole niisuguseid kuluid komponente. Aga ma tuleks ikkagi sealt nüüd autodest ja akudest tagasi taristu juurde. Et läksime Google'i juba natukene rappa see põnevatele teemadele. Elektriautod on alati põnev teema. Aga täna, nagu siis ütlesid ka, on ju, et sul ei olnud siukest head statistika võtmiskohta, et kui palju täpselt neid otsikuid ja võimsusi on. Ehk tegelikult kasutajana on natukene see siuke meenutab siukest Wild Westi hetkel endiselt, et ma ei kujutagi ette, palju meil on täna, meil on Volt, Terminal, Alexela, Eleport, Snap, Ignitis, Elektrum, Circle, Neste, et mul juba 2 kätt on juba läinud, 3 käsi läheb. Et iga üks on oma äpiga, iga ühel on oma mingisugused hinnad, igal ühel on oma kaart. Kaart selles mõttes, et kui sa tahad vaadata, kus laadijad on, et olgem ausad, kui ma mingisse täiesti uude kohta hakkan minema ja vaatama, et mis laadijad seal on, ei ole normaalsed. Ma juba saan aru, mis sa räägid. Ma ei tea, teeme võistluse, mitu äppi sul on, vaatame. Sul on rohkem. Mul on siin, ühe lehel on 3x3 9. See on siis, loeme kokku, 1 lehekülg, 2, 3, 4, 5. Okei, siin on poolikult, eks ole. Nii palju ma ka ei konkureeri, aga ma julgen ka väita, et hoida silmad peal, mis väljaspool Eestit toimub, siis nii-öelda tuleb seda neid äppe ikka tohutu. Aga küsimus ongi sellest näiteks, kui ma tahan minna kuhugile, kus ma tavapäraselt ei käi. Oletame, et ma tahan minna kuhugile näiteks Värska. Ma ei ole seal käinud, ma arvan, mingisugune 10 aastat. Ja ma tahaksin mõelda, kus ma seal laadida saaks. Siis ausalt, ma võtan tõesti ette esiteks võib-olla 3 suurimat ja swipe'in need läbi, vaatan, kas mõne laadijat on läheduses. Siis ma pean minema sisse ja vaatama, et okei, laadija on, aga mis laadija? Kas see on nüüd see seinapistik, kas see on 22 kilovatti, kas see on 50 kilovatti, kas see on 100 kilovatti. Et tegelikult, olgem ausalt, see osa veel mehed on porno. Et leida, kus koha peal, kelle laadija on, sest kui sa tahad lõpuks, ma saan aru, et võib-olla kütuse osas on see nagu rohkem selline meeletu nagu brändi nagu see, et ongi, tead, ma võtan ainult Circle'it või ma võtan ainult eestimaised terminali või midagi sihukest on, et sul on mingi point, miks sa sinna lähed. Elektriauto puhul üldjuhul on see, et ma võtan selle, kes seal koha peal on, kes piisavalt kiirelt laeb. Elekter on elekter. Eks seal olegi nii-öelda 2 aspekti nii-öelda kasutajana ka, et ega ma ju kogen seda isegi, et üks on nii-öelda leidmaks, kui sa kuskil oled, kus sa ei tea, et sa üldse tead, et kuhu minna, kus see laadija sihtpunktis on ja teine hetk on seal laadija ees siis olles, et okei, mis ma nüüd pean tegema selleks, et see nii-öelda laadimiskogemus nii-öelda kätte saada, on mul selleks appi vaja, on seal kaardimakse võimekus, nii edasi, et on selge see, et meil operaatoritena, ma arvan, nagu pikk tee on siit nii-öelda minna, et siukest nii-öelda vastastikust, liidestatust ja tegelikult siukest interoperability tuleks rohkem. Võib-olla siukest Enefiti vaatest esimesed sammud ja nagu lihtsad asjad, mis täna peaks olema siuke hügieenifaktor, kaardimakse võimekus. Meil tuli see võrdlemisi hilja, nüüd on ta olemas, siis just võib öelda kõik uued kiirlaadjad, mis tulevad, et see on standard, et see on seal olemas. Aga teine siuke nii-öelda oluline võib-olla nii-öelda vaatemuutus on kindlasti ka see, et me ise nii-öelda tunnistame ka, et tegelikult me tahame olla nendes digitaalsetes keskkonnades, kus kliendid on. Selleks võib üldse olla, minu pärast Snap Eestis või Mobiili Lätis on nagu hea näide, kus tegelikult lisaks elektriauto laadimisel on paljud muud teenused, on see ühistranspordi piletisest parkimine ja nii edasi, et meie enda nii-öelda vaade on see, et me oleme rohkem avatud sellele, teeme neid integratsioone. Tõsi, see veel ei lahenda nüüd seda, et kuidas me ka tegelikult operaatoritena oma vahel oleksime rohkem liidestatud. Aga need arutelud on ka vähemalt nii-öelda tagatubades käivad otsekontaktid ja usun, et siin ka lähiaastatel ikkagi murrang nii-öelda toimub. Ma arvan, et siin võib-olla teema on ka selles, et igaüks tahab, et see on tema kliente. Ja siis see kasutab nii-öelda tema lahendust. Et kui nüüd kujutada ette nii-öelda seda lahendust, et me teeme ühe äpi, mis on nii-öelda keskne ja kõik on seal ja siis kõik tarbijad kasutavad seda üht äppi, kus on kõik teenuse osutajad.
siis teenuse osutaja jaoks kõige väärtuslikum asi on klient. See on sinu kliente, aga kui nüüd kõik kliendid on kusagil mujal, siis sa oledki see nii-öelda ainukene selline sinu roll laadimisteenuse operaatorina ongi laadijaid opereerida, teenust osutada, aga tegelikult klientile nii-öelda teenust müüb ainult see keskne keha. Ehk et sa tegelikult, klient on kõige väärtuslikum sinu jaoks, sa oled kliendist ilma. Ma arvan, et meil on täna ka need lahendused, pargiäpp ja Snap ja Too ja kolmas, kus nii-öelda saab liidestuda, aga siis oledki, see on sellisel juhul on nii-öelda see tema kliente. Et minu küsimus on see, et meie poole on ka pöördunud siin mõned autotootjad, et kuule, et kas me saaksime nii-öelda tulla sulle ligi. Aga kujutan, et jube mugav on sealt auto ekraanilt, eks ole, pakkuda seda võimalust, et sa nüüd auto nii-öelda müüjana, ehk et auto tootjana, auto müüjana sa pakud nii-öelda seda teenust oma kliendile, kes sinu auto ostab. Aga siis ka sa oled sellest kliendist ilma. See ei ole enam sinu klient, sa arveldad selle auto tootjaga. Vaata, see on see kõige, ja ma arvan, et see ongi keeruline on siit nagu üle saada. Mina pakun lahenduse välja. See lahenduse tegelikult see, mis tuli laudaga selle sama alternatiivkütuste taristu määrusega, mis paneb liikmesriikidele kohustuse koondada, see nimetatakse see nii-öelda pöörduspunkt või mitte pöörduspunkt, access point, eks ole. Et Eestis on neid koosolekuid peetud ja tahetakse, et see punkt oleks siis transpordiameti hallatav ja kus on siis kõik laivis on laadija kasutuses, keegi laeb, ei lae, on ta vaba, on ta avariiline, mis võimsus, palju otsikuid, et kõik oleks sinna access pointi nii-öelda kokku, eks ole, koondatud. Ja siis sa transpordiametina annad välja sellise äpi, kus samamoodi, lähed sa siis veebipõhiselt, aga sa näed üle Eesti, filtreerid, sõidadki, eks ole, tahad teekonnal olles, sa ei lähe ju 22 kilovatisesse, filtreerid ära, sulle meeldivad ainult kõik, mis on üle 150 kilovati. Plaks näed kohe ära teekonnal tuld, eks ole. Et üle pika aja tuleb midagi head Euroopast. No jaa, vot. ta lahendab selline nii-öelda lähenemine lahendaks ära kindlasti, kui seda hästi teha, seda saab ka halvasti ja hästi teha koduriikide näitel, aga kui seda hästi teha, ta lahendab ära kindlasti selle, et kuidas leida see laadija ja sinna jõuda. See osa tõepoolest erinevad vaated, kas klienti pidada enda omaks hoida ja kuidas see siis nii-öelda võimaldad laadimist, see nii-öelda jääb veel sellesse keerukusse. Aga juba pelgalt nagu leidmine, et aru saada, vanasti oli need Blockchair ja ChargePoint mingid siuksed asjad, millega sai nagu, aga need olid ka ikkagi natuke sellised, nad ei olnud nii ajakohased alati, eriti praegu, kui see nagu tuleb nagu seeni pärast vihma, siis nagu manuaalselt seda ise uuendama. Ja mõtlengi, et nad on community driven, on ju, et keegi peab panema. Ühel hetkel me vaatasime, et nii palju tekitame neid juurde detsembrikuuga, novembri-detsembrikuuga meie kiirlaadimise võrk laienes üle 4 korra. Jõua siis igale poole seda infot nagu panna, eks ole. Et selleks on täna nii, et mis on hästi mugav. Et ma näen, et Eestis kõik laadimisteenuse operaatorid pritsivad oma seda infot, on kanalid, kuhu sa saad nii-öelda seda infot nii-öelda pritsida. Võtame hea näide, autode siis infosüsteem, kus sa näed, eks ole, navigeerides, auto enda navisüsteemi kasutades, või võtad näiteks Waze'i lahti. Täna ei ole Waze'is mitte ainult kütusetankurid, vaid tegelikult sa saad valida ka teekonnale jäävad laadijad. Okay. Ja sa pritsidki sinna selle info, ta näitab auto seal infosüsteemis nii kaugel, naa kaugel. Kogu info tegelikult on välja pritsitud, küsimus on ainult see maksmise lahendus. Et hea, et nüüd Enefit on seda teed läinud, et see sama alternatiivkütuste taristu määrus tegelikult panebki kohustuse. Kõik need kiirlaadijad, mis on nüüd üle 50 kilovati ja 50 kaasa arvatud, mis on eelmise aasta 13. aprillist või 9. aprill, kui on ta nüüd paigaldatud, peab olema kaardimakse terminal. Ja ülemineku periood on siis nii-öelda varasematele kiirlaadijatele, mis on ennem seda kuupäeva paigaldatud, kus oli 26 aasta või 27 aasta, mingisugune ülemineku aeg. Seega tekib ja kujuta ette, kui on maksekaardi terminal sul olemas, lähed, paned pangakaardi vastu. Apple Pay või mis iganes. Ja tegelikult on, küsimus ongi, et kas meil seda ühtset maksekeskkonda vaja, kui tegelikult sa saad laadimisest maksta sama mugavalt kui kütusest. See on võib-olla selle lihtsustuse või mugavusega, et sul tuleb kuu lõpus arve või midagi siukest, et kui sul on seal midagi arveldada ka või et sa saad mingit tagasi või mis iganes on ju. Aga jah, selles mõttes ma arvan, et see ühtne info on üks asja, mis on täna kõige rohkem puudu
Ja noh, tõesti, laadijaid on erineva võimsusega, võib-olla mida me täna ei rääkinud veel, on kaubanduskeskuste laadimised, noh, seal on tõesti igas parkimiskohtadel laadimised, mäletan, mingi hetk oli vaja ühte korterit osta ja küsisime, et kas elektriauto laadimisvõimalus saab, siis ei, meil ei ole midagi plaanitud, te peate hakkama mingi läbi seinte puurima, et jõuda kilbini ja ei, see on nii kallis. Nüüd, kui ma käin vaatan mingeid uusi arendusi, millest ma koertega mööda jalutan, seal on iga mingisuguse, ma ei tea, 20 parkimiskoha kohta on püstik, seal on laadijad 2 pool küljes, on ju, osadel ka juba autod küljes laevad, et noh, see mentaliteet vaikselt muutub, uued arendused tulevad nagu sellega. No eks tõenäoliselt saab olema suur challenge, mida teha mingite Lasnamäe, Õismäe, sihukeste piirkondadega, on ju. Ja noh, eks see võtab seda tempat maha, aga ma arvan ka, et see üldine printsiip võiks olla, et ma arvan, et me ei pea muretsema selle üle, et kas laadida saab. Kindlasti saab seda teha mugavamaks. Olgem ausad, mina tean 2 operaatorit, kelle puhul on ilgelt mugav laadida. Need ei ole kahjuks kumbki teist, sorry. Aga Tesla, plug and charge. Just, Tesla Supercharger ja Circle'i see, et sa lihtsalt külge lähed minema. Seal on muidugi ma tean, Saksa autodel, eks ole, on see MAC aadress ja see kogu muutub ja nendega ta ei tööta. Okei, aga no selles mõttes, et ma ütlen, et see on ilgelt mugav. Aga on olemas Hubjecti kaudu see sama plug and charge, me oleme seda uurinud, pagan, kuramus seal on nii, noh, ongi see vahendajada vahel ja nad teevad selle asja ebamõistlikult kalliks. Seega häid asju on toodud turule, aga igaüks tahab oma mingisugust manti sealt vahelt saada. See on probleem. See on kahju. Aga ma ütlen, et, noh, et on asju, kuidas seda saab teha veel mugavamaks ja eks ta kindlasti tuleb üks hetk. Et ma arvan, et ei pea selles mõttes muretsema, et täna võib rahulikult osta elektriauto ja sõita ringi ja ei pea põdema. Ja ma arvan, et seda olukorda meil Eestis ei hakka tekkima, et me istume kõik järtsus ja ootame laadimist. Et see võib üliharvadel juhtuda, aga ma arvan, et me kõik liigume sinna suunas, et ikkagi trassi peale paneme rohkem kui 2 laadijat, on ju, eks ju? Jah, et see peab lahenema, eks ole, et mitte ei oleks üks laadija, eks ole, järsku üks laadija rikkis, et oleks ikka mitu laadijat seal. Seda küll, jah, ja teinekord on veel parem, kui nad on veel erinevate tootjate poolt ka, et hädad tabavad just nimelt tootja kaupa. Aga jah, selles mõttes küll, vähemalt vaadates ka seda võib-olla prognoosi, mida me ise vaatame täiselektiliste sõidukite puhul, mis siin järgnevatel aastatel võiks toimuda, vaadates tegelikult välja hõigatud laienemisplaane, meie endi laienemisplaane, no kuskilt need järjekordasid üldistatuna üle võrgu ei paista, et selles mõttes küll. Et pigem ma arvan väljakutse operaatorite vaates on ikkagi see, et päeva lõpuks üks on see, millest me tihti räägime, on see suur algne kapitalivajadus, see investeering ära teha, millest võib-olla vähem räägitakse, aga mis ma arvan on sama oluline, et kui päeva lõpuks rääkida ka sellest proportsioonist, et kuidas tuua võib-olla siis laadimist kodust ja töölt võib-olla rohkem avalikkus on hinnastamise küsimus, aga ka seda on tegelikult siin algus päris keeruline teha, et kui me võtame ühesuguse laadimis taristu ka operatiivsed kulud, on see seotud asukohaga, kus sa asud, on see seotud võrgutariifiga, siis ka need kulud on tegelikult sellised, kus Eestis ei ole ka meil väga häid erilahenduse e-mobiilsuse jaoks, et see kahjuks dikteerib ka selle, et me pakume teenus jääb hetkel avalikus laadimises kallimaks võrreldes kodus või paratamatu. Tihti võrreldakse kodus, et sul on kodune elektritariif ja sa ei võrdle õuntega, et vaatad seda avalikku tariifi, vaatad kodutariifi, aga avalik tariif võtab sinu investeeringu arvesse. Kodutariifi korral sa ei võta arvesse, palju sul see laadija maksis ega ampritasu, eks ole. Et kui sa selle kulu ka ära jagad, siis sa võid vaadata, et pagan avalikus laadijas on tegelikult täitsa sama hind võid avastada. Aga no ütleme, siin ongi see, et avalik on ju sul poolkiired laadijad ja sul on ju kiirlaadijad ja kiirlaadija nõuab rohkem ampreid ja seal ongi see ju investeering suurem ja ka tariif on kõrgem. Just. Kuulge, aga suur tänu. Ära lõpeta. No. Ma ütlen ühe asja, et see samas, et kui inimesed kardavad elektriautot osta, kui mul siin eelmisel autol, no mul on kokku vist olnud, ma ei tea, 5 elektriautot ja kui eelmisel autol hakkas aeg otsa saama, et võtame järgmise, naine oli roolis, mina istusin kõrval, küsisin naise käest, et kuule, et mis me järgmise autona nüüd teeme, et võtame bensiini või diisli. Siis ta seal ütles, hakkas kirema, ei, elektriauto, sellega on nii hea mugav sõita, ma saan seda kodus laadida.
ja kui naine nii ütleb, no see on tõsi, sula tõsi. jah, no see on hea koht, kuhu lõpetada. Kui tänud tulemast. Aitäh!